Ja sain ka mina aru, et praeguste kalkulatsioonide kohaselt umbes 3 aasta pärast tekivad rahad, kus vald saab oma teid hakata korrastama ja peale selle ma saan aru, et vallale väga palju teid, mida vaja korda teha. Vallamaja taga on valla enda arendusprojekt, mis on nii palju kui mina seda kohta tunnen, väga auklik ja isegi hullemast korrast teed kui meil. Talvel lükati meie teid palju korralikumalt puhtaks kui tolle küla teid. Et kui me anname veemajanduse käest ära, pool meie tänasest vee hinnast ei laekuna meie endi tagataskusse, vaid sellega anname oma sõbraliku Paluse Kiili valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide korraldamisele ja heaolu tõstmisele. Saame anda oma panuse kogu Kiili valla heaks. Teisalt andes ära vee- ja kanalisatsioonisüsteemid jõuame tagasi olukorda, kus meie osa on kurta, nuruda suuri otsustajaid, et meie elu ilusamaks tehtaks. Otseselt meie hääletustest tulenevad, sõltub see, kas meile teed tulevad nagu järgmiste aastate eelarvesse või tulevad. Täna on võimalused meie käes. Ja kui me isegi ei tee teed korda mingil põhjusel, siis on see meie otsus. Ja meil on plaan, kuidas endale tee saada. Lisaks, ma arvan, et ilma vee- ja kanalisatsioonisüsteemita kaovad ka hoovad kaasamaks mitme liikmeid meie infraarendusse. Ja mina mõtlen sedasi, et me võiks lükata selle vee- ja kanalisatsiooni üleandmise vähemalt 5 aastat edasi. Sest uurigem enne välja, mis võimalused meil tegelikult on. Meil ei ole ühtegi plaani, ei ole koostatud teede asfalteerimiseks. Saame enne kõik numbrid kätte ja plaanid kätte ja siis vaatame mitmele võimalusele korraga otsa ja otsustame, mis teed minna. Et iseenesest võib tulevikus olla tõesti kasulik see vesi- ja kanalisatsioon ära üle anda kellelegi teisele, aga ma leian, et täna ei ole mitte see aeg. Aitäh! Ma esimesed andmed ütlen, et 30. aprilli seisus on kontol circa 39 000 krooni, liikmetele arveid laekumata, need on ka aprilli arved on 80 000 krooni. Tänase punkt 2 teema ei ole üleandmine, vaid just nende samade küsimuste, lahenduste ja vastuste saamine vallalt ja KVH-lt, et kui, siis mis aja jooksul, millised on garantiid, millised on tingimused. Üks tingimus on ka see, et kui KVH-le näiteks on mingi tähtaeg, et nad teevad selle asja korda 2015. 1. aprill, nad seda ei tee, siis see tuleb meile tagasi ja meie ei hüvita neile mitte ühtegi nende poolt tehtud investeeringut. See on ka KVH-ga läbi räägitud ja vallaga selle tingimusega nõus. Kas nad tänavad Peetrit Indreku arvamuse etteütlemise eest? Et üks asi, mis ma võiksin... Jah, aitäh. Üks küsimus. Et mis näeb KVH eraldi? Ka vesi ja vee. Miks tahet, miks seda eraldi? Miks lahus või? Sest et KVH tegeleb vee- ja kanalisatsiooni teenuste pakkumisega ja Kiili vald siis tegeleb ülejäänud teed, tänavavalgustus ja nende rajamine. Sihtasutus on see Kiili valla sihtasutus, kelle alla see läheb. Üks asi, mis ma pakuksin võib-olla välja veel, et ikkagi läbi töötada variant, mis ei näe ette siis ühesõnaga KVH-le üleandmist kinnisvara või kinnisomandit terve täiega, vaid ikkagi seada neile hoonesse õigus. Nad ei võta seda vastu. Kus sa tead? Peale sinu seda viimast juttu. Ta uuris juba seda siis või?
et siis nad ei saa ühesõnaga neid instrumente kasutada. See ongi nii, et teadlased on väljastatud. Aga see ei ole võimalik. Ahhaa. See on nagu rendile. Siis nad teevad oma krassid ja... KVH-le. Ja 5 aastat... Ei saa, sest et nad ei saa ju KIK-ist ja eurorahasid, kui ei ole 100% KVH oma. Nad ei saa... Kui on 1% meie oma, siis nad ei saa seda.